üks poiss jäi haigeks ühel pühapäeval ja ta ei saanud pühapäeva kooli minna ja teenistusele. Ja siis isa tuleb tagasi. Meil ei ole seda komas, see oli kuskil Ameerikas. Meil on seda väga keeruline teha, ma ei tea, kus kohast seda palmioksi, aga isa tuli koju palmioks käes pärast teenistust. Ta palmioks käes ja siis poiss küsib, et miks sul see oks käes on? Vaata, et see on Jeesus, mis see oli, et oli koosolek ja Jeesus sõitis nagu linna ja siis inimesed nagu tõid palmioksi ja nagu tervitasid teda nende palmiokstega ja niimoodi ma saingi selle palmioksa. Siis poiss ütleb, et üks kord, kui ma haigeks jään ja ei saa jumalateenistuse minna ja siis ka tuleb Jeesus just. Et ta sai aru, et Jeesus tuli läbi inimesed palmiokstega. Et üks kord siis ja just siis tuleb Jeesus. Ma väga loodan, et Jeesus on täna selles paigas. Jeesus, me tahame tervitada sind ja õnnistada sind ja ülistada ja austada sind kui üles tõusnud kuningat, mitte kui poliitilist vabastajat, kui sina, kes sa oled meie pattude eest surnud ja meie patuse loomuse pärast surnud, selleks, et me võiksime olla vabad, selleks, et me võiksime olla terviklikud, selleks, et me võiksime elada sinu üles tõusmise elu täna. Tänu selle eesõiguse eest. Me alanduses südame nagu pehmuses tahame tulla täna sinu ette selles paigas, et ei saaks toime mingisugused programmid, et ei saaks mingisugused, ma ei tea, asjad, mis me kujutame ette, et mis kindlasti Jumala teenistusel peavad olema, või lihtsalt me igatseme, et selles paigas saaks sündima sinu vägev tahe, sinu imed ja tunnustähed, sinu püha vaimu inspiratsioon, prohvetlik kõne, palved, mis raputavad põrgu väravaid ja panevad taeva laulma. Tänu sulle. See on sinu koguduse eesõigus, saladused, sina sosistad saladusi, mida mitte kellelgi teisel pole eesõigus kuulda kui sinu kogudusel. Tänu issand sulle. Halleluja. Ma loen tänase päeva kirjakoha ja siis me vaatame Jeesus filmist lihtsalt ühe katkendi. Vahest me vajame sellist visualiseerimist ka, et mismoodi Jeesus filmi loojad on seda palmi Jeruusalemma sisse sõitmist nagu näinud ja kujutanud. Johannese evangeeliumist loen 12. peatükist. Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma. Johannese 12:12. Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis: Hosanna, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel, Iisraeli kuningas. Aga Jeesus leidis eesli sälu ning istus selle selga, nõnda nagu on kirjutatud: ära karda, Sioni tütar, ennäe, su kuningas tuleb eesli sälu seljas istudes. Esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda, aga kui Jeesus oli kirgastatud, siis tuli neile meelde, et see oli kirjutatud tema kohta ja et nad temale seda olid teinud. Siis andis Jeesusest tunnistust rahvahulk, kes oli tema juures, kui ta Laatsaruse hauast välja hüüdis ja tema surnuist üles äratas. Just seepärast rahvahulk tuligi talle vastu, et ta kuulis teda olevat teinud selle tunnustähe. Ja variserid ütlesid nüüd üksteisele: eks te näe, et ta ei saavuta midagi. Üksteisel ütlevad, et me ei saavuta midagi. Vaata, kogu maailm jookseb tema järele. Amen. Vaatame seda, kes te ei teatu. Oh, blessed Jesus, you have saved me! Welcome to our city! Hey, Jesus! He raised Lazarus from the dead. Who is this Jesus of Nazareth? He's a prophet, a great prophet. A prophet? On a donkey? Blessings to the healer of the sick! You have come to deliver us! Jesus of Nazareth, King of the Jews! Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, humble and meek. Honor to the Lord, Son of David! Master, you are the hope of Israel!
You are our prophet and our savior! Jesus the prophet, save us! Bless us, Master! Heal me, Master! Heal me! Hosanna! Hosanna to the Son of David! The next day, the large crowd that had come to the Passover festival heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, shouting, "Praise God! God bless him who comes in the name of the Lord. God bless the King of Israel." Jesus found a donkey and rode on it, just as the scripture says, "Do not be afraid, city of Zion. Here comes your king, riding on a young donkey." His disciples did not understand this at the time, but when Jesus had been raised to glory, they remembered that the scripture said this about him, and that they had done this for him. The people who had been with Jesus when he called Lazarus out of the grave and raised him from death had reported what had happened. That was why the crowd met him, because they heard he had performed this miracle. The Pharisees then said to one another, You see, we are not succeeding at all. Look, the whole world is following him. Kui me seda nagu vaatame kogu seda elevust ja kogu seda vaimustust, teate, kõige kurvem selle asja juures on, need inimesed mitte keegi ei saanud tegelikult üldse asjale pihta. Absoluutselt. Et me oleks võinud ju kirjeldada, vau, milline ärkamine, vägev, milline entusiasm, milline haaratakse suured rahvahulgad ja tegelikult see kõik oli täiesti nagu mööda sihitud. Kõige lähedasemad jüngrid ei saanud mitte midagi aru. Ja eks see tegelikult on see selline koht, mis paneb nagu meid küsimusi küsima, et Jumal, et mida me ootame Jumalat, me palvetame Jumala poole, meil on igatsused Jumala suhtes, me ütleme, et tule Jeesus, tule püha vaim, tule ärkamine. Ja kas me tegelikult julgeme nagu ära kuulata seda või nagu Jumala küsimust, et mis sa arvad tegelikult, et mis on, mis sa ootad ja mis sa arvad, mis see on see, mida mina saadan, mida mina annan. Et ükskõik, mida me ootame, see asi võib saada meile ebajumalaks. Iisraelile oli ebajumalaks saanud see poliitilise päästja saabumine ja nad olid täiesti pimestatud üldse tahtmaks, ootamaks midagi muud. Nad olid nii, see oli hea ju, poliitiline vabastaja on hea. Miks me peame roomlaste all elama? Miks me peaksime venelaste all elama, kui tuleb üks poliitiline vabastaja ja vabastab meid? Aga need Jumala piirid või Jumala see vaade on hoopis kaugemale ja seal meie lihalik arusaamine kukub potsti meie nina ette maha. Aga Jumal läheb nagu edasi ja sellepärast on nagu, et Jumal, et haara meid nagu oma südamega kaasa või oma selle pilguga kaasa, et me selles paigast täpselt samamoodi, meil on täpselt samamoodi see oht. Meil on oma võitlustes täpselt samamoodi see oht, nagu meie visioon kukub siia nina ette maha, et mul on seda vaja, mul on seda vaja, mul on seda vaja. Aga Jumal ütleb, et mul on midagi hoopis paremat, mul on midagi hoopis suuremat sulle, millest sa praegu aru ei saa. Ja see nõuab ühte asja ja see on Jumala jäägitu usaldamine.
siis on meil tegelikult, siis me saame need asjad kätte, mis on Jumal meile valmis pannud. Aga lähme ülistusse. Täname, oleme talle hosanna ja kõike muud. Sinu sõna, me kuulutame sinu tahet, sest sinu sõnas on vägi ja sinu tahtes on elu. Sinu vägi on siin, sinu kuningriik on siin ja püha vaimu läbi oleme seal. Sinu vägi on siin, sinu kuningriik on siin, püha vaimu läbi oleme seal. Sinu sõnaga kuulutan päästet, sinu sõnaga kuulutan päästet, sinu sõnaga kuulutan armu, sinu sõnaga võidame vaenlast, sinu sõnaga loome me elu. Sinu sõgi on siin, sinu kuningriik on siin, püha vaimu läbi oled seal. Sinu vägi on siin, sinu kuningriik on siin, püha vaimu läbi oled me seal. Meile on antud vaid üks nimi, meile antud on vaid üks nimi, meile antud on vaid üks tee, meile antud on sinu vaim, sinu sõna meil valguses. Sinu vägi on siin, sinu kuningriik on siin, püha vaimu läbi oleme seas. Sinu vägi on siin, sinu kuningriik on siin, püha vaimu läbi oleme seas. Püha vaim, me tahame tervitada sind selles paigas ja öelda, et me tahame maad anda sinule, kas kõik inimlik kaob ja püha vaim, sinu elustav vägi, elustav sõna, las see tulla esile selles paigas. Jeesus, las sinu verevägi olla see, millele rajaneb kõik täna siin. Ja isa, las sinu armastus olla see, mis vaimustada ja puudutada meid siin. Me kuulutame sinu sõna, me kuulutame sinu tahet, sest sinu sõnas on vägi ja sinu tahtes on elu. Sinu vägi on siin, sinu kuningriik on siin, püha vaimu läbi oled me seas. Sinu vägi on siin, sinu kuningriik on siin, püha vaimu läbi oled me seas. Sinu vägi on siin, sinu kuningriik on siin, püha vaimu läbi oled me seas. Sinu vägi on siin, sinu kuningriik on siin, püha vaimu läbi oled me seas. Tänu Jeesus. Sinu sõnas on vägi, sinu sõnas on elu, sinu sõnas on vägi, sinu sõnas on elu. Tere päevast, suunud appi, austat, ole austat. Jeesuse veres on vägi, Jeesuse veres on vägi, Jeesuse veres on jõud, Jeesuse veres on pääste. Neile, kes usuvad vaid Jeesus, 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 Jeesus. Jeesuse veres on õigus, arm, Jeesuse veres on arm, tervis.
kes usuvad. Jeesus, 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 Jeesus. Ja ma kiidan Jumala, tõstan kõrgeks kuninga. Ainult teda teenin ma, ta mind päästis verega. Ja ma kiidan Jumala, tõstan kõrgeks kuninga. Ainult teda teenin ma, ta mind päästis verega. Jeesuse veres on vägi. Pääste neile, kes usuvad. Jeesus, me hüüame sinu nime. Jeesus, Jeesus, Jeesuse veres on õigus. Jeesuse veres on õigus. Tervis neile, kes usuvad. Jeesus, 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 Jeesus. Ja ma kiidan Jumala, tõstan kõrgeks kuninga. Ainult teda teenin ma, ta mind päästis verega. Ja ma kiidan Jumala, tõstan kõrgeks kuninga. Ainult teda teenin ma, ta mind päästis verega. Jeesus, 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 Jeesus. Laulu veel Jeesus. Vaid üks nimi, on vaid üks nimi, milles iga teemonlik vägi ja kuratlik jõud peab lihtsalt põgenema ja taganema. Seepärast, et nad on võitnud, nad on alistatud. Nad on otse kui ketti seotud lõuga ja möirga ja lõukoer. Jeesus, sina oled valitseja. Ja sinu nime ees nõtkub iga põlv. Ja meie tahame selles paigas sinu rahvana öelda, et sina oled meie isand. Mitte lihtsalt ainult öelda, vaid seda ka mõelda ja paluda andeks igasuguse isekuse, igasuguse iseplaneerimise ja toimetamise, kus me oleme jätnud kõrvale lihtsalt sinu tahte kuulmise. Jeesus, anna meile andeks. Seepärast, et sina oled meie elu, sina oled meie tuli, sina oled meie armastus, sina oled meie elu vägi, lunastus, tarkus, rõõm ja rahu ja õiglus. Hosanna sulle kõrges. Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges. Laulame veel Hosanna.
laskumas tuleb laskuma ja kõigub maa ja kõigub maa ja kõigub kõik maa. Ma näen ta armuandi. Uus põlvkond üles tõuseb. Uus põlvkond üles tõuseb. Nad tõusevad, et võtta maa. Nad tõusevad, et võtta maa. Oma usuga. Oma usuga. Sisetu. Mis sisetu. Ma näen, et ärkame taas. Otsime ja palume, otsime ja palume. Me põlvili, me põlvili. Sa palumeid põlvili. Me põlvili. Hosanna, 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 Hosanna sulle. Tervendame süda. Tervenda mu süda puhasta. Ava silmad tee, et ma näeksin taas. Ava silmad tee, et ma näeksin taas. Armastama, armastama nii kui sa mind õpeta. Murra süda sinule. Murra süda sinule. Kõik, mis on minus, sinu riigi heaks. Kõik, mis minus on sinu riigi heaks. Teel, mis viib mind siit. Teel, mis viib mind siit. Ma pean kord taevasse. Kord taevasse. Hosanna. 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 Hosanna sulle kõrges. Hosanna. 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 Hosanna sulle kõrges. Isa, me ei taha, et sina peaksid panema kivid kisendama Kärdla linnas, sellepärast, et sinu kogudus vaikib. Isa, täida oma kogudus ühe ülistu või kata ühe ülistuse rüüga või anna meile arusaamist, ava meie silmad. Kui palju tohutult põhjust on meil ülistada ja austada sind, Jeesus. Kui palju põhjust on meil hüüda halleluuja, kui palju põhjust on meil hüüda ka Hosanna. Me tahame selles paigas oma hääle tõsta ja laulda sulle Hosanna, Hosanna sulle kõrges. Hosanna.
tõsta oma hääl, laula vaimus Jumala poole. Laula vaimus. Ütle lihtsalt, ma tänan sind. Jeesus, sina oled tulnud meile lähedale. Sina oled tulnud maa peale, et meie võiksime olla taevas. Tõsta hääl lihtsalt omal häälel. Halleluuja, 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 halleluuja. Kõik, kellele luhku on, need kiitku Issanda. Kõik, kellele luhku on, need kiitku Issanda. See oli sinu koguduse laul.
kõik, kellel elu õhku on, need kiitku Issanda. Kõik, kellel elu õhku on, need kiitku Issanda. Amen. Ma nüüd ei vaadanud te poole, et kas teil oli elu õhku või ei olnud. Natuke oli kuulda, et mõnel oli. Halleluja. Isa, sina oled hea. Isa, sina oled hea. Ja me ei taha selles paigas ka midagi muud, kui see on sinu nagu jalge ees olla, kuuldes sinu sõna, kogedes sinu puudutust. Käia nagu sinu teed, ujuda sinu jões. Ülistus sulle. Kas kellelgi süda pulbitseb millestki, mida tahaks jagada? Jaa. Minu süda pulbitseb, ei taha ära minna. Kõigepealt see laul oli väga hea ja haarata sellest kinni, et tõesti, et kiidaksime kõik Jumalat ja seda videot vaadates, et jah, et kõik tänasid ja olid rõõmsad, et kui Jeesus tuli seal, aga siis pani mind ka mõtlema, aga tegelikult milline asi teda veel ees ootas, et mis teda ees ootas, et Jeesus ju teadis, mis teda ees ootab. Et ta seal oli küll nagu rahulik eesli seljas ja kõik, et pani nagu mõtlema see, et kui õudne see võib ikka olla, et kui sa tead, mis sind ees ootab ja ometigi ta läks ja tegi seda. Et ka meie, et kui me teamegi, mis meid ees ootab ja on raske ja et siis nagu vaataksime selle peale, et Jeesus läks sellest läbi, et järelikult tema saab ka meid aidata läbi igast takistusest, ükspuha, mis meil ees seisavad. Ja tahaks anda ühe tunnistuse, mis nüüd kuskil aasta tagasi oli, ma olen seda vist siin juba rääkinud, aga miks mitte veel korrata ja julgustada ka teisi, et kui te ei taha, et ma kogu aeg tunnistan, et tulge, tunnistage ise ka. Et no ikka hakkad mõtlema, et miks Jumal just nii vastas sellele palvele, miks Jumal nii tegi ja tundub nagu siuke üllatav ja omapärane, aga Jumal on selline, et ka teile julgustuseks, et Jumal vastab igale palvele ja Jumal vastab ka meie väikestele palvetele, et kui me mõtleme, et ei tasu iga tühja tähja pärast Jumala juurde minna, et tulla nüüd täpselt konkreetselt selle sündmuse juurde, siis mul oli kodus suur puukoorem ja mul tuli selline jonn, et mina seda puukoormat ära ei lao, et las laob keegi teine, aga mitte mina, kuigi iseenesest mulle meeldib puid laduda. Aga oli kuidagi siuke jonn, et minu poolt jääb tegemata. Ja küll ma siis palusin Jumala käest, et anna mulle teine kodu või et ma koliksin kuhugi mujale või tee nii, et see teine inimene laoks need puud ära ja küll me ikka otsime neid vabandusi. Aga ei, päevad lähevad mööda, puukoorem kõneleb seal, et ei ole liikunud teise kohta. Ja siis ongi nii hea, et meil tuleb meelde, et meil on ju Jumal olemas ja Jumal ei vasta ka niisama, ta ei tule vägisi meil midagi ära tegema, vaid ta ütleb ka oma sõnas, et paluge, siis antakse teile. Ja siis ikka läksingi Jumal ette, et Jumal, siin ma olen, et need puud ei liigu mitte kuhugi ja küll ma olen mõelnud nii ja naapidi, et kui asi seisab ikka minus, et mina pean need ära laduma, et siis öelda, et otsustame nii-öelda, et Jumal võib ka mind muuta ja Jumal tahabki meid muuta. Ja siis andsingi selle olukorra nii-öelda Jumala kätte, et sina saad teha nii, et mina tahaksin need ära laduda, et ma ei taha ka nii-öelda mingi vihaga, et okei, ma siis laon ja siis ka vihal on tegelikult suur jõud ja vägi ja kindlasti saaks need laotud, aga teades kristlane olles, et ei, et viha pole see motivatsioon, vaid ikka, et armastusega teha, et ma tahaksin nii-öelda laduda ja nautida seda tegevust. Aga siis ma nagu elan ühe naise juures ja siis nagu oligi jonn kindlasti selle naise pärast, et tema võiks ise laduda ja siis mingil päeval nagu hommikul ärkan üles, vaatan kella. Kell oli 6:45. Lähen siis puid laduma, ise mõtlen, hea siuke hommikune aeg, siis ta magab, et nagu ei tahtnud ka, et ta näeks, kui ma puid laon, et salaja ära teha.
noh, ja siis laon seal, võtsin koera ka kaasa veel, panen need puud kärusse ja viin siis teise kohta ja laon riita ja siis koer tahtis tuppa, ma ütlen, okei, lasen ta tuppa, siis lähen õue, laon edasi ja vaatasin vahepeal kella ka, tund aega oli täpselt edasi liikunud, lähen laon siis edasi puid ja siis mõtlesin, ei, nüüd vist aitab küll, lähen tuppa ja uskumatu, kui see ka ei ole, kell oli 9:45, et ma olin täpselt 3 tundi, ilma midagi, et mul kella oleks või midagi ma oleks ette planeerinud, oli täpselt selline aeg. No siis see naine magas ka ja mõtlesin, hea, mina pole midagi teinud. Ja siis, aga need jäid veel sinna suuruniks, see oli väga väike osa sellest. No siis teen seal muid toimetusi ja asju ja siis tuli järsku jälle südamesse tahtmise, ma tahaks veel laduda. Vaatan kella, mis te arvate, mis kell oli? Kui hommikul läksin 6:45 laduma, siis nüüd oli õhtu 18:45, mis pani juba mind mõtlema, mis see tähendab. Noh, jälle laon kellega midagi ei vaata. Ja mõtlen, enam ei jõua, väsin nagu ära, ei taha. Lähen tuppa, vaatan kella, mis te arvate? 21:45. Täpselt jälle 3 tundi oli ladunud. Ise hakkan ka mõtlema, et huvitav, mida see tähendab, et ma pole ju midagi planeerinud, et mis Jumal mulle sellega näitab, aga ma usun, et see oligi, et võib-olla kui ma oleks mõelnud selle peale, et mul oli see tahtmine ja kindlasti Jumal pani mu sisse selle tahtmine, aga võib-olla ikkagi Jumal ei olnud selle asja sees, aga ma usun, et ta nagu näitaski, et mina olin sinuga. Ja nüüd iga kord, kui ma seal kõnnin ja mingi mure on ja õues ja ikka tuleb nagu meelde, näed, vaata oli hetk, kui ma olin sinuga. Ja nüüd on seal nii-öelda käia ja palvetada ja olla, et Jumal oli siin samas minuga. Nii et ka teile julgustuseks, et üks puha, mis asi see siis on, kas puude lappimine või nõude pesemine või mis iganes, sest takistus on, et me saame paluda, et Jumal näed, vaat see asi on vaja ära teha, aga ma ei taha teha mitte. Ja Jumal tuleb appi ja aitab ära teha. Ta on nii hea ja seepärast on nii imeline tänada ise. Ma tahangi ka paluda. Sina tead, miks oli vaja seda tunnistust jagada ja seda võitlust, kuidas ma mõtlesin, et miks sellest mingist lihtsast puude latpimisest rääkida. Aga samas see on minu endale nii suur kinnitus, et sina oled minuga igas pisiasjas ka ja igas suures asjas samuti. Ja sina tead, kes iganes vaheleb mingi probleemiga või mõttega või olukorraga, ei taha tööl käia või mingi ülesanne on üle jõu käiv või raske, ta ei taha seda teha. Siis ma palun sinu armu. Sina tuled meie kõigi ligidale, sina tuled nende inimeste ligidale ja sina aitad neid. Aitad, et paned südames selle igatsuse, selle tahtmise teha seda asja. Aitäh sulle, Isa, selle eest. Et sina annad ka imelised oskused meile teha. Nii et me saame hakkama. Aamen. Aitäh, Hille. Lisaks sellele tunnistusele kaasa elamisele, ma elasin kaasa sellele tunnistusele sedapidi, et kas te tõesti ei ütle kordagi puid lappima või? Aga ikka Hiiumaal elamine on mõjunud sulle, et ikka lappisid puid lõpuks. Kas kellelgi on veel südames midagi jagada? Vaja. Ma lihtsalt ülistuse alguses tuli väga selgelt üks lause ja see on, et nüüd on see aeg. Ja ülistuse sees tähendab see, nüüd on see aeg ei olnud minu mõte, eks ju. See oli see, mis mu seest tuli välja, aga selle ülistuse käigus ma mõistsin, et kallid, kui suur kingitus on see, kus me oleme. Taevas on avatud kogu aeg meie üle. Ja see tegelikult juhtus siis, kui Jeesus oli ristile löödud ja ta suri seal. Nii et meil on kogu aeg taevane abi, nii nagu sa rääkisid sellel hetkel, kui meie temaga koos käime, ongi tema Jumal meiega. Ja kui Timo ütles, et kas sa tahaksid rõõmustada meid millega, siis mul on vahel selline tunne, et mis mina mõõtetu ja siis tulevad igasugused eitlused ja ma tean, et minu kiusatus on see, et kui ma vaatan ennast, siis ma ei tahaks võib-olla olemas olla. See on üks suurimaid vigasid, mis üldse meil inimestena on, sest meid pole ju kutsutud ennast vaatama, meid on kutsutud teda vaatama ja selle kõige sees ta ütleb, et kui sa vaatad minu peale, siis sa näed, et sul on kõik.
mis sul vaja on. Et ja selle tõttu ma seisan siin praegu mikrofon käes, sellepärast, et kogudus on see koht, mis peab rääkima tema kiidetavusest. Meil on elav Jumal, päriselt on elav Jumal ja inimesed peavad teadma, et ta on elav Jumal. Ja me peame tegelikult ka uskuma, et ta on see, kes ta ütleb ennast olevat. Et ma arvan, et meil, minu muskaga, on küll põhjust tantsimiseks iga päev, sest me elame ainult tema armust. Aga see arm on olnud väga suur. Ja see ei ole ainult meie jaoks, vaid see on meie kõigi jaoks, sest meie Jumal elab. Ta päriselt elab. Ja mida ma veel tahan öelda? Tahan seda öelda, et kui siin veebruarikuus tõepoolest see ragin oli ja kindlasti kui Harju oleks siin olnud ja ütelnud, et see oli see on ju, siis minu jaoks joostus ka, me siin natuke uurisime piiblist, et inimesed kuulsid nagu müristamist, aga tegelikult see oli Jumala kõne kõige selle sees, mida tema on ju oma tõotuste taga ja ta on midagi tegemas ja mina võin julgelt öelda, et teate, teie keskkond on muutunud. See atmosfäär, mis siin on hoopis teine ja Hiiumaa mõtleb suurelt, sest tema sadamad on nii meeletult suureks läinud ja muudkui ehitab juurde, et ma ei tea, mis massid siia hakkavad tulema, igatahes Jumala tõotused on jah ja aamen ja ma arvan, et parim, mis me selle sees saamegi teha, on just kiita teda selle eest, kes tema on, sest ta ju teeb ise ülejäänud. Et meie peame ainult õigel ajal õiges kohas olema. Aitäh, ma proovin hästi lühidalt. Et kõik see, mis siin täna toimub ja räägitakse, see, ma veel olin nagu kahe vahel, et kas ma tulen ja räägin. Et see kuidagi mingit otsapidi ja kõik keerleb selle sama teema ümber ja ma tuleks selle talentide loo juurde jälle tagasi, et ma tean, et seda on siin mitu korda räägitud ja eks te tea seda juba peast. Aga ja pool aastat tagasi kuskil Jumal ütles, et räägi sellest koguduses. Ja siis ma tavaliselt ma kohe ei tee, räägin, ma nagu vaatan, jälgin, et kas Jumal on juba rääkinud ise inimestele või nad on kellegi teise kaudu saanud või keegi tuleb ja ütleb selle sama sõna, et siis mul ei ole vaja välja tulla. Aga jah, ja nüüd, kui keegi arvab, et mul on lihtne niimoodi käsi tõsta, tulla siia ja rääkida, siis tegelikult ei ole. Et iga kord on pulss 120 ja põlved värisevad. See lihtsalt ei paista välja. Aga tänu Jumalale, tema on suur ja ta lihtsalt nagu tõukab välja ja talentidest siis. Et ma jah lootsin, et juba inimesed teavad ja võib-olla ei pea tulema ja rääkima. Ja kui see jutt ei ole teile, siis ma usun, et te kindlasti teate kedagi, kellele seda jagada ja kellele seda rääkida. Et alles eile ma mõtlesin, et kõik kristlased on juba nii üles ärganud ja tublid. Alles eile olin ühes koguduses Mandril ja naisterahvas tuli ette, ütles, et ta laulab ühe laulu. Muide Mart Metsala laul, Timo kindlasti teab, minul sõnad meelde jäänud, see kõlas nagu, see oli a cappella ja kõlas nagu palve laulus või nagu palvetas lauldes midagi, hästi ilus oli. Ja naisterahvas tuli ette, et ta laulab, aga tal ei ole tegelikult üldse häält täna ja viisi ta ka ei pea ja sõnad tal ka meeles ei seisa. Ja kogudus vilistas ta välja ja ütles lihtsalt tee seda Jumala aus ja kiituses ja ära mõtle selle peale. Ja teate, kui ta laulma hakkas, see oli taevalik, see oli imeline. Ja siis mul hakkas jälle nagu süda valutama, et kuidas inimene ütleb, tal ei ole seda, tal ei ole teist, tal ei ole kolmandat, tal ei ole neljandat. Ja samas ta laulab nii nagu inglikoor. No, täiesti taevalik, kõik olid nagu täiesti sillas. Et ja siin nädal tagasi meil oli ka naiste koosolek, kus siis Anneli Veevo küsis, millegipärast ta tuli selle mõtte peale, küsis, öelge igaüks, mis talent teil on? No siis kes seal, et
nagu me oleme, et noh, mis ma ennast ikka kiidan ja mis mul siis ikka on ja siis 2 tükki ütlesid, et mul ei olegi ühtegi talenti. Ma ütlesin, oled sa talenditu või? No mina ei tea, mulle nagu ei ole mitte midagi antud. Ja siis ma lihtsalt plahvatasin. Ma ütlesin, et Jumal, kes oma poegagi ei säästnud, ta andis kõik pühaks eluks ja Jumala kartuseks ja siis tuleb keegi ja ütleb, et tal ei ole mitte midagi. Mul ei ole midagi antud. Et ma ütlesin, et mine aianurka, kaeva palun see talent sealt välja, enne kui ta rooste läheb. Ja hakka seda kasutama. See ei ole selleks sulle antud, et sina saaks seda seal aianurgas hoida ja teada, see on mul seal olemas. Et see on kellelegi andmiseks, see on kellelegi jagamiseks. Et Jeesus ei öelnud kordagi, et oi, mul ei ole seda ja mul ei ole täna tuju ja mul ei ole jõudu ja näed, ma olen nälginud siin 40 päeva. Mul ei jätku ja ma üldse kahtlen ja ei. Ta ütles, et mul on ja ma annan teile. Ma annan teile. Olete näinud Jeesust kuskil kohas ütlemas, ma ei anna, andke mulle. Andke mulle midagi, et mul oleks. Ja ta ütleb, ma annan teile. Tema muudkui annab, meie muudkui võtame. Milleks ta meile seda annab, et meie saaks? Ei, me ka kedagi andma. Ta ütles, et teie teete samu tegusid, mis mina ja suuremaidki. See tähendab, et anname. Nii lihtne see ongi, et me mõtleme, et oi, Jeesus seal tervendas ja äratas surnuid üles. No see ka, jah, et kindlasti me suudame seda teha, kui me usume. Aga kõige lihtsam asi ju, mõtleme, kuidas inimesi teenida, kuidas Jeesust näidata välja. Anna. Mitte sa ei pea raha andma ja sa ei pea laulma kõva häälega. No, tõesti, mõnel ei ole viisipidamist ja mõnel ei ole lauluhäält. Aga on palju teisi asju. Ma arvan, et kui keegi meist läheb sinna taha aianurka ja hakkab seda talenti välja kaevama, siis ta näeb, et seal ei ole üks talent. Seal on terve aarde laegas. Aga lukk on roostes, sest seda pole kunagi avatud. See tuleb lahti teha. Ja siis te näete, et seal on nagu mereröövli filmides niimoodi tõmbad sõrmedega ja kõik kõlisevad ja säravad. Üks säravam kui teine. Need on meie talendid. Ja need ei ole selleks, et nad selle aianurgas oleks, et me saame neid kasutada. Kui Elisa läks lesknaise juurde, siis ta küsis, vaata kodus, mis sul on. Lesknaine ütles, mitte midagi mul ei ole. Ainult see kruusõli. Te teate, mis sellest kruusist õlist sai. Sai tema, said teised, kõik said ja ülegi veel jäi ja oligi rikas. Et ei ole nii. Ta ütleb, ma ei jäta teid vaesteks lasteks. Et kui me mõtleme oma andidele ja oma talentidele, siis palun kristlased, kui me arvame, et me oleme kristlased, usume, oleme Jumalaga kohtunud, oleme Jeesusega rääkinud, nii kuidas igaüks suhtleb, temaga osaduses olnud, omavahel osaduses olnud, et me ei ütleks enam mitte kunagi, mul ei ole mitte midagi. Mul on talenditu. Nii ei saa olla, kui sa oled Jumala laps, et sa oled talenditu. See lihtsalt ei ole füüsiliselt võimalik. Meil on antud kõik, nagu ka eelkõneleja ütles, kõik antud, selline arm on üle meie valatud. Et me ei peagi enda peale vaatama, me ei pea ennast kiitma, et oi, näe, mina oskan joonistada. No ja siis. Aga ma ei teeni üldse sellega. Sest see, mida mul ei olnud, Jumal andis mulle selle, et ma saaks seda kasutada. Ja see ei ole nüüd heidutuseks, vaid ma tahan julgustada, et kui te ise või keegi teie tuttavate seast ei ole seda talenti sealt veel välja kaevanud, siis mingu ja kaevaku, nüüd on viimane aeg, nüüd on õige aeg, sest kristlased peavad saama avalikuks. Me peame olema avalikult kristlased. Nii et me läheme siit majast välja ja oleme kristlased edasi ja kõik näevad seda. Ja kui keegi ütleb midagi head, siis me hüüame halleluuja, ükskõik mis näoga ta meid vaatab. Et sobival ja ebasobival ajal, sest aeg on praegu selline, viimane. Aga olge väga õnnistatud ja olge julged seda kasutama, mis Jumal on meile andnud, sest ta on andnud väga palju. Halleluuja, amen.
ma olen ka mõtelnud aeg-ajalt selle peale, selle andetu peale, et ma olen täitsa andetu. Et siis me mõtleme, et vot see on see koht, kus kohas on piibel valetab siis. Et ta ikka meile vähemalt ühe talendi andnud on. Aga aitäh selle julgustuse eest. Aitäh nende tunnistuste eest. Tõuseme korra ja laulame veel ühe laulu. Ja suur oled sa, sind kiidame nii suur. Oled sa, kõik näevad siis, kui suur oled sa. Suur oled sa ja suur oled sa, sind kiidame nii suur. Oled sa, kõik näevad siis, kui suur oled sa. Võitud kuningas, püha oled sa, võitud kuning, püha oled sa. Kõik loodu kiidab sind, loodu kiidab sind. Neid juhid valguses, poe peitub pimedus, poe peit. Su võimsa hääle eest, suur oled sa ja suur oled sa, sind kiidame nii suur. Oled sa, kõik näevad siis, kui suur oled sa. Ta oli, on ja jääb, ta oli, on ja aeg on tema käes. Ta teab, mil lõpeb kõik. Ta teab, 3-1 temast sai, 3-1 tema, isa, poeg ja püha vaim. Nii lõvi kui ka talv, nii lõvi kui ka talv. Suur oled sa ja suur oled sa, ka me nii suur oled sa. Kõik näevad siis, kui suur oled sa. Suurim nimedest, tulgu südamest ja suurim nimedest, tulgu südamest, me kiituslaul, nii suur Jumal sa, suur oled sa ja suur oled sa, sind kiidame nii suur oled sa, kõik näevad siis, kui suur oled sa. Amen, istume. Nad on ikka elusat nägu. Valmis veel 1,5 tunnist jutlust kuulama.
põnevil, elevil. Ei tule, ei nii pikka ei tule. Seda sõnumit, et Jeesus on tulemas, seda olete tõenäoliselt kuulnud ja kuule selle sõnumiga on üks oht, nagu mitme teise sõnumiga me muutume immuunseks selle osas, et kui me kuuleme jälle kedagi rääkimas, et Jeesus on tulemas, ja hakkab jälle. Et on lõpuajad, hakkab jälle, mis lõpuajad, no seda on räägitud juba Pauluse aegadest, et on lõpuajad. Ja mõnes mõttes on see nagu hingevaenlase strateegia, kõik igasugused need valekuulutused ja asjad selleks, et nagu muutagi inimesed nagu immuunseks selles suhtes sellepärast, et Jeesuse tulemine saab olema niimoodi, et väga ei oodata seda, vaid ta nagu varasöösel tuleb, see on ootamatu, see on midagi, mis mõnda tabab nagu ehmatusena või šokina. Ja nii nagu 10 neitsi loost me teame, et nad kõik magasid, huvitaval kombel, nad kõik magasid. Aga osad olid kuidagimoodi valmistunud, kuidagimoodi varustanud ennast ja osad olid need, keda liigitatakse tarkade hulka ja osad, keda liigitatakse rumalate hulka. Osad, kes olid nagu investeerinud sellesse peigmehega kohtumisse ja teised, kes kuidagi lootsid, vahet pole, et küll veab välja. Ja praegune aeg on nagu, ma ei oska öelda, on see seotud võib-olla ka see Ukraina sündmustega ja kõik, kui muutub nagu poliitilise maastikul globaalselt nagu mingisugused ärevused tekivad, siis jälle tulevad sõnumid, et nagu Jeesus on tulemas. Aga mina kuidagi viimasel ajal, mis ma olen kuulnud, on see, nagu ma olen ikka ütelnud aeg-ajalt, on teatud sõnumid, teatud teemad, mis kõnetavad mingit perioodi. Et ükskõik, mida sa kuuled, ükskõik, mida sa loed, see on see teema, mis on nagu et jälle sellest on see, et see on see teema, millega Jumal nagu kõnetab. Ja see Jeesuse tulemine lõpuajad on üks asi minu elus praegu. Üks Keenia päritolu prohvet, kelle nimi on David Ovor, käis Soomes mõnda aega tagasi ja TV7-ga teda salvestas. Vähemalt 2 sõnumit on TV7 kaudu, mis ta edastas Soome rahvale. Ja see sõnum oli see, ta oli juba mõnda aega tagasi, aastaid tagasi näinud mitmeid ilmutusi, aga üks ilmutus oli nagu abielu sõrmustest, mida ta nägi ja see leping nagu Kristuse ja koguduse vahel, need nagu üles tõsta selle olulisust. Ja see sõnum, millega ta tuli Soome, ta ei ole mingisugune päris suvaline tegelane, kes nimetab ennast prohvetiks, vaid tal on päris võimas teenistus. Ta on käinud nii Haitil kui Taiwanil enne katastroofe kuulutamas seda, et sellised asjad on tulemas ja rahvas peab nagu meelt parandama. Väga mitmeid selliseid suuri sündmusi, kus ta on nagu neid asju nagu ette kuulutanud. Ja Soome tuli sõnumiga taas meeleparandusest, et Soome rahvas peab meelt parandama, Jeesuse tulemine on lähedal, kogudus peab üle vaatama oma pääste. Kogudus peab üle vaatama oma pääste ehk nagu laskma inventuuri tegema enda sees selles osas, et mida me nimetame enda jaoks päästeks ja kuidas sellega lood on. Ja et pinnapealsus ja siuke tavalisus või nii-öelda siuke tirilimps poolteist, selline asi, et see peab lõppema koguduses, see ei kõlba Jumalale. Kogudus peab tagasi pöörduma õigsusesse, pühadusse. Ja meeleparandus on see, mis valmistab ette neid kristlaste neid pulmarüüsid, need kortsuta, plekita, need pruudi riided. Ja ta just tõi selle esile, et tegelikult me ka kogudusena me oleme siin viimasel ajal paar korda esile toonud selle, et tegelikult on ju tohutu põhjus olla metsikult põnevil selles osas, et peigmes on tulemas. Kui võtta nüüd meid kui kogudust kui pruuti ja me oleme nagu kõrvuni armunud ja ta on nagu ära mõnda aega, ta läks asemeid valmistama meile, eluasemeid paneb seal viimased tapeedid ja kõik nikerdused seal, liistud, mis mulle enamasti jäävad remondist panemata, et liistud asjad, kõik on pannud, kõik on täiuslik ja siis ühel hetkel ta tuleb tagasi. Ja see on nagu ilmutuse raamatu lõpus on öeldud, et kogudus hüüab, et tule. Et
panna seda nagu maisesse konteksti just nimelt nagu pruudi ja peigmehe suhtes, siis on loomulik, et kogudus on, või pruut on see, et tule juba, no kaua tühjasest liistust seal, et tule juba, tahaks juba, tule võta mind kaasa. Põnevus, kirg. Ma loeksin psalmi 132 meile. Ma ei loe tervelt, ma võtan siit mõned psalmid. Ja ma ei hakka täna väga taevasse minemisest rääkima, ma ei keskendu nagu ka Jeesuse tagasi tulemisele, vaid tegelikult sellele, kus me oleme täna ja mida Jumal on meilt täna ootamas. Ükskõik, kas Jeesus tuleb tagasi homme või tuleb ta 100 aasta pärast minu pärast. On midagi, mis on nagu meie osa, aga on selge ka see, et Jeesus ütles, et vaadake aegu ja on ka koguduse nagu siuke roll või siuke, kuidas öelda, fookus on erinevatel aegadel nagu erinevate kohtade peal ja nagu oluline ära tabada mitte seda, mis on koguduse fookus 15. sajandil, vaid seda, mis on praegu, mis on koguduse roll, kuhu nagu Jumal tahab juhatada, mida nagu üles tõsta, mida nagu fookusesse tõsta. Et on, olgu meil kõrvu ja silmasid. Ja see 132. laul ütleb algusest, et issand meenuta kõiki vaevu, mis on Taavetil, kes vandus issandale, ta tõotas Jaakobi vägevale, ei ma lähe oma maja ulu alla ega heida oma magamisasemele, ma ei anna und oma silmadele ega suikumist oma laugudele, kuni ma leian paiga issandale eluaseme Jaakobi vägevale. Amen. Kas sa oled mingisuguse sarnase tõotuse teinud? Mitte, see ei pruugi üldse olla Jumala asjadega seotud, aga mingisuguse asja. Ma ei tee mitte midagi enne, kui see asi on nagu ilmsiks tulnud, ilmsiks saanud. Lühemas perspektiivis muidugi me võtamegi mingisuguseid asju, kas või puude lappimine, et sa võtad, ma ei lähe enam magama ka, kui mul on puud lapitud. Või siis teine pidi on see, et ma ei tee seda või teist ka enne, kui mu tegelikult naabrinaine need ära lappinud pole. Aga Jumalaga seoses Taavet, kui sa vaatad seda, ma ei oska öelda, kui me mõtleme praktiliselt, kas Taavet tõesti praktiseeris seda, mis ta siin välja laulab? Kas ta tõesti elas siis põõse all? Kas ta kuidagi moodi oli kodutuna, elas nii kaua, kuni siis tempel sai ehitatud või? Aga see pole küsimus. See Taaveti süda, ma ei lähe oma maja ulu alla ega heida magamisasemele ja anna und oma silmadele ega suikumist oma laugadele, kuni ma leian paiga issandale, eluaseme Jaakobi vägevale. Ma kirjutasin mõni päev tagasi Kadrile kirja, küsisin, kuidas tal läheb ja on sul okei. Ja siis Kadri vastas, et kas Jumala lapsel saab kunagi nagu päris okei olla. Ja siis tegelikult nüüd võtta see kontekst, et just Kadri, mida tahtis on see, et kui need väljakutsed on need, mis on meist nagu väljaspool ja kõik need asjad meie ümber, et kogu aeg me näeme kuskil nagu puudujääki, kogu aeg nagu kuskil süda nagu tõmbab ja saab haiget. Ja samas ma tean seda, et see käib kuidagi moodi Jumala hingamisega kooskõlas. Et vahest meil on kogeme seda hingamist vähem, vahest me tunneme, et seda hingamist nagu ei olegi, ongi ainult mingisugused valud ja tunned, et see teeb haiget ja see paneb nutma ja ma loodan, et ma jõuan alguse juurde tagasi nende paljude liinidega, ma imetlen neid, Gunnar Kotiisen ütles Kennet Kaasiku kohta, et see on niimoodi, et sul jääb sõrmedest puudu, nendel, et sa pead nagu piibli vahele need, et kui need kõrvalliinid on niimoodi, et kui sa paned kõik sõrmed nagu piibli vahele, et võtab uue teema, uue liini, aga ta jõuab alati alguse juurde tagasi. Minu erinevus see, et ma kaotan tavaliselt selle liini ära, kui ma kuskile kõrval hakkan minema. Aga näiteks see, et ma praegu seda rääkisin, mul oleks meelest ära, mida ma rääkima ei tea. Aga võib-olla see oli vajalik, et ma ei räägiks siis seda. Millest ma rääkisin? Kadrist rääkisin? Jaa. Okei, las see olla. Et Taavetil on tegelikult täpselt samamoodi siin see, et ta võiks ju öelda, et mul on väga okei, mul on super, tead, mul on lahe palee ja mul on palju naisi ja mul on seal ümmardajad ja sõjas läheb ka hästi ja täitsa mõnus on olla, jube lahe. Aga midagi ei lase tal olla selles okeis. Seepärast, et kui sa vaatad ettepoole,
siis ükskord, kui seaduse laegas juutide käest ära võeti, vaenlased viisid ära selle, siis Taavet ei saanud rahulikult oma kuninga asja, oma kuningriigi ehitamist lihtsalt edasi viia või kuidagi, et teeme oma asju, mis ma olen kogu aeg teinud. Vaid ta pidi midagi, ta pidi selle tagasi tooma, ta pidi selle Jumala ligiolu tagasi saama sinna kohta, kus oli, kuhu see kuulus. Ja me teame seda, et kui see seaduse laegas siis tagasi jõudis, siis läks üks korralik pidu lahti. Seepärast, et vaata, kui sa oled kirglik millegi osas, siis sa oskad ka pidutseda. Kui sa oled kirglikult valudes millegi pärast, siis sa oskad ka rõõmutseda. Meie häda on see, kuskil ma nägin pilte eestlaste kohta, või oli see soomlaste kohta, või mingi Põhjamaa rahva kohta, et näoilmed, ma ei äkki mingi teine ka näinud, näoilmed, kriipsujukud nagu näod, et seal olid erinevad emotsioonid, et rõõmus, rõõmus, kuri, vaimustunud. Ja selline teal, aga üks asi oli, ja võt see on kõige oluline asi selle pildi juures, läks mõelda, viimane pilt oli, kus siis tal olid natukene suunurgad ülespoole, aga mis asi see oli, et see midagi täiesti metsikut ja meeletut oli seal ja siis eestlane oli nii korrekt. Et see on see, et tantsib nii, et varbad tantsivad kingalina seal. Aga kui sa oled, see on see mõnes mõttes tegelikult siuke, okei, me oleme eestlased ja me ütleme seda, aga tegelikult mõnes mõttes siuke pinnapealse kristluse ja pinnapealse elu siuke iseloomustamine on ka see, et me ei ole võimelised tõeliselt leinama. Me ei ole võimelised tõeliselt ahastama Jumala ees. Ja me ei ole võimelised tõeliselt rõõmustama. Seepärast, et me nagu ei, mis see, võid ju hüpata niisama, aga see kuidagi see sisemine kirega. Taavet tuli, ta see seaduse laegas toodi tagasi, ta tantsis nagu segane, naine vaatas ta peale, et see on täitsa lolliks läinud. Et palun ära, tee häbi endale. Et ole normaalne kuningas. Miks ei või normaalne kuningas olla? Ja see ka väga normaalne ei ole see, et oma kuninga positsioonid ütleb, et ma ei tee mitte midagi isiklikku, mis puudutab minu heaolu enne, kui ma olen saanud Jumala jaoks ehitada eluaseme. Ja siis me mõtleme vanade aegade peale, kuidas ehitati need palvemajad, mis see nii Jumal on. Ei olnud eurorahasid, keegi ei kirjutanud projekte, vaid inimesed kui te arvate, et nad vähem tollel ajal tööd tegid ja neil hirmus palju rohkem vaba aega oli, kui meil täna, või raha, siis me saame aru, et see on nalja lugu. Nad oma selle raske töö kõrvalt, mida nad tegid, nad tulid kokku ja nad rassisid, nad tõid oma materjali ja panid oma rahad kokku ja kõik ehitasid need palvemajad ülesse. Seepärast, et see oli nii tähtis nende jaoks. Ma olin eile puu otsas, mitte kui pauk käis, aga ma lõikasin neid õunapuu vesivõsusid. Ja tasub minu puu otsa minna, kui Jehova tunnistajad tulevad hoovi peale. Ja siis nad ütlesid, ma ütlesin, et te pakute Suure Reede seda brošüüri. Aga me esmaspäeval on see. Ma ütlesin, miks siis esmaspäeval on? No juudi kalendril. Aha. Et see on meie jaoks nii tähtis. Ma ütlesin, et meie jaoks on ka väga tähtis, et Jumal õnnistugu teid, ma seda paberit siiski ei taha, et me ei tule niikuinii. Aga meie jaoks on see nii tähtis. Ja ma olen täiesti kindel, et ongi tähtis. Absoluutselt. Ja nad on kirglikud. Ja samamoodi Jumal igatseb, et tema asjad oleks meile tähtsad. Usud sa seda? Et Jumala jaoks on see kuidagi moodi läheb korda, see, kas me kuidagi vahet pole. Või on see, et me ei saa magada nende asjade pärast, normaalsuse piirides, mis Jumala jaoks on olulised ja korda lähevad, nagu Taavet. Ja nüüd, kui me keerame siit 32. psalmis lehte, siis on 13. psalm ütleb, sest Issand on valinud Sioni ja himustanud teda enesele elupasemeks. See on mu hingamispaik igavesti, siia ma jään, sest ma olen himustanud seda. Selles psalmis on 2 poolt. Üks pool on Taaveti igatsus ja kirg ja nälg Jumala järele, et asjad oleks korras. Ütleme, võtame koguduse kontekstis, et koguduses oleks asjad korras. Need asjad, mis peavad olema tehtud, need saaks tehtud, paika pandud. Ja siin on nüüd teine pool on Jumala
pool ja arva ära, kumb olulisem on. Mõlemad on olulised, aga kõik hakkab tegelikult sellest, mida Jumal on valinud. Ja Jumal ütleb, et mina olen valinud siiani oma elupaigast, tead, ma himustan seda, mulle meeldib see. Ja teate, kui nüüd nende kaks asja kokku saavad, siis sünnivad imed. Teate, kui saavad kokku see, et Jumal ütleb, et ma tahan õnnistada seda maad, ma tahan saata ärkamise ja siis ta saab kokku ühe kristlaste hulgaga või ühe kristlasega, kes ütleb, et ma olen nõus absoluutselt jäägitult ja ma olen nõus oma elu andma selle eest, et see saaks ellu, et saaks minu osas täidetud, et mina saaksin täitma kõik selle, mida sina selles pildis, selle ärkamise pildis oled ette näinud, mida mina tegema peaks. Ma olen valmis oma elu andma, tegelikult mitte loosungina, päriselt, ma olen valmis oma karjääri jätma, ma olen valmis oma, ma ei tea, regulaarse sissetuleku jätma, ükskõik mis. Ja tead, siis hakkavad imed juhtuma. Ja küsimus, kui me räägime, et miks on vähe imesid, ei ole küsimus selles, et Jumal ei oleks ütelnud, et ma tahaks õnnistada seda maad. Jumal ei oleks ütelnud, et ma tahaks päästa Kärdlat, ma tahaks päästa Hiiumaad või Eestimaad. Et probleem on see, et meil on nii raske läbi lõigata ennast sellest tavalisusest, kus mul on olemas palee, mul on olemas naised, võtame Taaveti kontekst, mul on olemas ümmardajad, mul on olemas tolle ajale võib-olla mõeldamatu, võib-olla kanalisatsioon, ma saan duši all käia. Ja sellest on nagu nii raske läbi lõigata, mõista seda, et minu roog on see, et ma teen oma isa tahet. Kui Hille tõi esile see, et Jeesus istus seal Eestis eelas, et küll tal võis olla raske, kui ta mõtles sellele, et ta läheb risti surma. Ma arvan, et tal ei olnud väga raske, seepärast, et ta tead loomulikult inimlikult, absoluutselt. Getsemane me teame seda ju, ta ju palmetas, aga samas ma usun, et seal kehtis täpselt samamoodi see, et minu roog on see, et ma teen isa tahet. Ja teate, kuidas siis Jeruusalemma peale vaatas, ta nuttis, ta ei nutnud sellepärast, et oi küll, mul läheb raske ole. Mida muga teevad? Küsimus ei olnud üldse selles, vaid ta nuttis seepärast, et ta oli hale Jeruusalemmast, inimestest, kes elasid pimeduses ja patus. Ja siin on öeldud, et Jumal valib Sioni. See Sion on, me teeme, et on Jeruusalemm täna. See Sioni mägi ja kõik. Ta oli kunagi jebuuslaste kindlus, ütleme, Jumala rahva vastaste kindlus. Ja kunagi varem teises Saamuli raamatus vist kirjutatakse sellest, kui ma ei eksi, sellest, kuidas Taavet võitis selle Sioni. Ja kuidas, kui ta läks seda vallutama, siis sealsed ütlesid, et nagu naersid, nagu Jeerikuga, natuke sarnane lugu. Nad ütlesid, kuule, et jalutud ja pimedad löövad ka Taavet sind siit minema. Et unusta ära, sa ei saa jagu sellest. Ja see oli üks vaenlase kants kindlus. Ja tähendusrikkaks Jumala riigis muutus ta sellest hetkest, kui Jumal oli ütelnud, et mina valin selle paiga oma elupaigaks. Mina otsustan midagi siin teha. Ja ülejäänu oli juba kõik inimese poolne vastus tegelikult sellele. Taaveti poolne vastus sellele. Jumal oli pannud oma sõrme sinna peale ja paneb südamesse, mine võta see linn. Aga nad ütlevad, et see on võitmatu. Aga mine võta. Mine võta. Ja Taavet läks ja võitis. Ja Jumal välis selle paiga. See on püha linn. See on Jumala valitud linn Jeruusalemm. Taavetil on igatsus, Jumal otsustas. Jumal otsustab, las see panna meid igatsema. Põlema Jumala otsuste järgi, et need asjad võiksid ellu saada. Kui me mõtleme selle linna peale, Jumal valib, Taavet vallutab, Saalomon ehitab templi ja Jumal elab seal. Jumal valib, Taavet vallutab, Saalomon ehitab templi ja Jumal elab seal. Sina ja mina, Jumal valib, Jumal otse kui ka vallutab, ta võidab meid saatanalt oma armastusega iseenesele. Ta ehitab ülesse ja ta tahab elada meis. Me oleme Jumala templid. Mõnest nii selline võimas paralleel. Ja nüüd see küsimus taandubki, kui Taavet oli mures, et kuidas tempel ehitada, siis see küsimus nagu sujuvalt jõuabki nagu meile lähemale.
ja see küsimus on see, et kas me oleme muretsemas, võib-olla mure on vale sõna, aga kas me oleme nagu vaimus avatud Jumala mõtetele või Jumala plaanidele selles osas, mida ta tahab teha koguduses. Mis on tema nagu selline, kui me saaksime rääkida Jumala aastaplaanidest, siis tema nagu aastaplaanis, et kas see on meie jaoks oluline. Kas see paneb meid põlema, kas see tekitab meile vahest magamata öid. Efesuse kirjas 4. peatükis, millest rääkis Piiter eelmisel nädalal ja mida me palve osaduses veel nagu üle vaatasime, seal on juttu nendest 5 ametist. Apostel, prohvet, evangelist, õpetaja, karjane. 5 ametit. Mida ta ütleb, et need on koguduse normaalseks eluks ja terve olemiseks vajalikud ametid. Jumala poolt määratud, Jumala poolt esile kutsutud. Kui sa vaatad täna kogudust, ükskõik, kas üksikuid kogudusi või laiemas plaanis, kuidas me näeme neid prohveteid, apostleid, evangeliste, õpetajaid, karjaseid? Jah, karjased on igal kogudusel. Õpetaja on ka selline amet, mis on võib-olla Eestimaa peal, kui me võtame laialt selline olemas. Leiab ehk mõne evangelisti ka. Edasi läheb keeruliseks, kui rääkida prohvetitest ja apostlitest. Ja nüüd, see ei ole mitte selleks, ma ütlen, kui kehvasti koguduses lood on. See küsimus on see, mida sa teed selles olukorras, kui sa näed, et koguduses on puudu andidest ja koguduses on puudu ametitest, mis on vajalikud selleks, et Jumala kogudus saaks elada, kasvada ja areneda. Vahet pole, kuule, nendel on veel hullem. Me oleme ikka väga kõvad poisid nendega võrreldes. Paneb see sind põlvedele, paneb see sind aastuses Jumala ees nutma. Jumal, läkita töötegijaid, tõsta üles, las need, kes me oleme, me võiks leida sealt aianurgast need annid, need talendid üles. Las tulla üks üleloomulik julgus, las tulla üks vabadus kogudusse, et need annid saaks esile tulla, et ei oleks sükest ängi ja hirmu, et ei tea, äkki teen valesti. Las see Timo prääksub seal ees. Aga vaeseks jääme nii. Ja see küsimus on, et kas see tähendab meie jaoks midagi? Kas see tähendab sinu jaoks midagi, kui koguduses ei ole prohvetlikku häält? Kas see paneb sind nutma? Kas see paneb sind hüüdma Jumala poole? Kas see paneb sind paastuma? Või on ainukesed asjad, mis sind Jumala eest põlvedele panevad? See, kui sul laps haigeks jääb. See, kui sul raha otsas on. See, kui sul on mingisugused suhtejamad, see, kui sul on füüsiline vajadus, haigus, on need ainukesed asjad. Ja Jumala kogudus, mina kaasa arvatud, peame üsna sageli ütlema seda, jah, Jumal, nii see on. Me hakkame palvetama, me hakkame otsima sind siis, kui see väga isiklikult mind puudutab. Aga Jumal ütleb, et aga minu riik, aga minu kogudus. Jeremia 7. peatükki. Moonika mõnda aega tagasi tõstis üles Jeremia 5-7. Puudutasid teda ja kuidagi just praeguse aja kontekstis ja need on väga-väga tõsised kirjakohad. Jeremia, võtame 7. Jeremia 5-7. Ma olen nüüd sellel nädalal ka neid kirjakohti niimoodi istunud nendes. Väga palju väga ilusat, midagi ei ole. Jeremia 7. peatükis on juttu väärast Jumala teenistusest. Mitte keegi ei taha kuulata jutlust väärast Jumala teenistusest. Et kui olen, ütleme Aedale, nagu ma ütlesin, tule rõõmusta meid, et siis me tahaksime ju tublid ja pidage vastu ja kõik läheb hästi. Aga kui siis tuleb sõnum Jumala prohvetlikus vaimus ja täpselt nii, nagu Jumal kõnetas, see ei ole, ma saan aru, et on teatud tegelasi, kes tunnevad, et kõige püham asi ongi nagu selline siuke jutlus, kui sa tunned ennast pärast ikka nagu. Aga
aga vahest me on nagu teine äärmus see, et mõtleme, et kõik see, mis meil nagu enesetunde halvaks teeb, see on nagu saatanast. Ei ole nii ka. Seepärast, kui me mõtleme nende kirjade peale, mida Ilmutuse raamatus võime lugeda, seal on nii head kui halba. Aga küllaltki teravad asjad ikka, kui tuleb sõnum kogudusele, ütleb, et kui sa ei tee seda ja seda, tead, ma lükkan küünla jala asemelt ära, mis see tähendab, te lõpeb ära tee asi. Ma olen pannud ühe võimsa alguse, ma olen oma sõrme pannud, ma olen selle siiani välja valinud ja teie lihtsalt mängite oma ringmänge, kui te peate sõda pidama, siis see asi lõpeb ära. Tead, Ameerikas asutatakse aastas 4000 kogudust, ma ei ole seda kontrolli nagu selline statistika ja 7000 pannakse kinni. 4000 asutatakse, 7000 pannakse kinni. Seal on mingi põhjus, demograafiline põhjus, mingisugune inimesed liiguvad, on loomulikult see. Aga enamustel on mingi põhjus, mis ei peaks olema nii. Ja see ei erine mitte kuidagi, et see toimub ainult Ameerikas, lähevad kogudused kinni. See on täpselt samamoodi Hiiumaal, kui me kaotame prohvetliku hääle, kui me kaotame südame, mis kuulutab evangeeliumi, kui meie jaoks on olulisem meie enda särk kui Jumala kogudus, need kogudused lähevad kinni. Asjad lõpevad otsa. Jeremia 7.3 ütleb, nõnda ütleb vägede issand, Iisraeli Jumal, parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika. Ärge lootke valesõnade peale, kui öeldakse, see on issanda tempel, see on issanda tempel, see on issanda tempel. Ärge lootke religioosse loosungite peale. Ärge lohutage ennast nendega, mõnes mõttes see sõna. Aga kui te tõesti parandate oma eluviise ja tegusid, kui te tõesti teete õigust nii hästi ühele kui teisele, ega te liiga võõrale, vaenslapsele, lesknaisele, ega vala süütut verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele, teile enestele õnnetuseks, siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile muistest ajast igavesti. Sest see on sõnum Soomele, see on sõnum Eestimaale. Absoluutselt. Ma olen veendunud, et Eestimaa jaoks on lootus ainult see rahva meeleparandus. Ja mina olen mõtelnud selles osas, et nagu mõtleme, et oi kui jube nüüd, kui ma ei tea, venelane või kes iganes tuleb, et see on, loomulikult see on, meid on loodud elama oma rahvana. Aga ma olen mõtelnud selles perspektiivis näiteks, et mitte seda, et ma hirmsasti ootaks venelasi siia, aga kui meil on valida selle vahel, et kas me oleme õitsev Euroopa Liidu 5 rikkama riigi hulgas maa, kes on üdini paganlik, ateistlik, ülbe, tegemas kõike seda, mida siin öeldakse, et lõpetage see. Või siis olla ikke all, mis paneb rahvast Jumalat otsima, mis paneb kogudust Jumalat otsima, mis toob esile ühe vaimuliku ärkamise nii, et see ei jää mitte ainult siia, vaid see levib Venemaale, kes on meie okupandid näiteks. Siis kumba me kogudusena valime? Kumba me tahaksime? Me mõistame, et me ütleme, et me ei tahaks sellist valikut. Aga me ütleme, kui on selline valik. Jumal näeb asju kuidagi teise pilguga kui meie. Mul on 9. ja 10. salmi. Kas te tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet vanduda, suitsutada Baalile ning käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne? Ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millel on pandud minu nimi ja öelda, me oleme päästetud selleks, et edasi kõiki neid jäledusi teha. Siin ei ole juttu sellest, et kui me valesti teeme asju, kui me eksime, kui me satume, ma ei tea, himudesse, langeme selles ja et siis me ei võiks tulla kogudusse, siis me ei võiks ülistuses käsi tõsta või ma ei tea, et siis me peame olema nagu sellised kookonis, kui me üldse koosolekule tuleme, siis kookonis vihase näoga niimoodi istun. Seepärast, et ma olen eksinud või ma olen asju valesti teinud. Küsimus ei ole selles. Loomulikult, kui me oleme valesti teinud, siis on see esimene asi, me lähme Jeesuse ette ja me palume need andeks, aga siin on juttu eluviisist.
Eluviisist, kus Jumala kogudus tuleb kokku, nende elus on varastamist, tapmist, abielu rikkumist, valevandumist, ebajumala teenimist, teiste jumalate järgi jooksmist. Ja siis tulla seista Jumala kotta ja ütelda, et me oleme päästetud ju. Ja selleks, et südame rahuga minna ja jätkata oma eluviisi. Jumala sõnum oma kogudusele, oma rahvale on see, et parandage meelt, pöörduge. Ja see parandamine meelt ei ole see, nüüd ma hakkan mõtlema. Millest ma nüüd peaksin meelt parandama, sa tead seda. Jumala vaim on väga selgelt seda teada. Ja sa pead vaimulikus mõtles vägivaldselt maha suruma selle hääle enda sees. Et ei tea, kas nüüd. Selleks, et ta vait oleks. See püha võimu hääl. Ja see võib tunduda äärmuslik või selles mõttes, miks ei saa rahulikult, miks ei saa normaalset jutlust kogudus, miks ei saa tuleme ja joome kohvi ja räägime, laulame ja räägime, oi, nüüd on nii hea olla ja joome jälle kohvi ja et mitte seda, et pärast ei võiks kohvi juua, aga teate, saatan on tegemas midagi äärmuslikku praegu maailmas. Ta on seda tegelikult kogu aeg teinud, aga mida lõpupoole, kui kuri läheb kurjemaks, ta läheb järjest äärmuslikumaks, ta läheb järjest jultunumaks, ta läheb järjest ka tõenäoliselt valgemaks, selles mõttes nagu valge sarnasemaks oma pimeduses. Ja selleks, et olla Jumalas, olla tema armus, olla tema õiguses, olla tema tões, seal ei ole teist võimalik, kui ellu jäävad äärmuslikud kogudused. Selles mõttes äärmuslikud, et kes nende valikute kohtade peal, kus mul on valida nagu see mugav tee, ja et küll, eks see tee, kus ma otsin nagu seda piiri, kui kaugele ma saan minna, et olla veel kristlane, see on hästi tüüpiline, noored küsivad, et kas ma seda võin teha, kas ma sinna võin minna, aga olen ma siis veel kristlane, kui ma seda teen või? Vaid kus Jumal on saanud kätte meie südamed niimoodi, et me pigem peame küsima see, et kus on see piir, et kus ma nagu äkki kaotan liiga palju reaalsusega nagu kontakti selle maailma reaalsusega, et ma olen nagu nii, ma igatsen Jumalat, sest see on äärmuslik, kui Taavet ütleb, et vaata, mina ei maga enne, ma ei lähe, ma ei tee oma kodu juures mitte midagi enne, kui Jumala tempel on üles ehitatud, see ei ole normaalne. Ela oma normaalset elu ja teeme vaikselt templit. Aga reeglina niimoodi tõenäoliselt asjad ei sünnigi, kui see, et elame oma normaalset elu edasi. Nii et üleskutse täna ebanormaalsusele. Aga see on selles mõttes on tõsine asi. Ja ma ise tahan väga hüüda Jumala poole nii enda osas, kui koguduse osas, kui meie maa osas. Et me vajame ühte Jumala üleloomulikust sekkumist. Mina vajan oma elus Jumala üleloomulikku sekkumist. Selleks, et murda teatud asju. Ja selleks, et see Jumala vabadus saaks minu elus esile olla, see on täpselt samamoodi sinu elus. Ja kui sul on võimalus järgmisel nädalal võtta aega erilisel moel palveks ja paastuks, siis ma usun, et selline ühine aja võtmine on oluline. Ja kui on võimalik hommikuti kell 7 tulla palvemajja, et alustada päevi koos palves ja Jumala sõna lugedes, siis oled selles osas ka teretulnud. Et ma püüan vähemalt kohal olla palvemajas hommikuti kell 7. Aga loomulikult need on sellised, nagu meie elu on nagu maratonijooks, aga need on nagu sellised sprindid, need mingisugused ajavõtmised ja see, et see peab meie eluks saama. Aga olgu see üks samm selle juures. Nii et Jeesus on tulemas, me ei tea millal, aga ta on tulemas. Me oleme tema pruudid. Ärme unusta seda mitte kunagi. Ta armastab meid metsikult ja ta on armukade. Ta on armukade. Me oleme teinud lepingu temaga. Ja Jumalal on asjad südames meie maa suhtes, koguduse suhtes. Ja ta otsib neid Taaveti südamega inimesi, kellega see tema otsus saaks kokku mõne hullumeelsega, kes on valmis nagu
tegelikult otseselt hinda maksma selle asja eest. Ma ei tea, kas see kuidagi moodi, see, mis Jumal on täna esile toonud, tähendab see sinu jaoks midagi. Ja ma usun, et see on midagi olulist. Tõuseme. Isa, siin me oleme sinu kogudusena puudulikud, laisad sageli ennast täis, rohkem võib-olla sellist lõbu ja meelelahutuse janu kui nälga sinu järele. Aga Jumal, sa oled kutsunud meid. Sa oled oma sõrme meie elu peale pannud ja see, mida sina oled alustanud, sa viid selle lõpule. Sellepärast tänu sulle, et me võime selles paigas nagu hingata ühe tänutundega. Tänu sulle, Jeesus, sinu lunastuse eest. Tänu sulle selle eest, et sa oled tegemas tööd minu juures ja sa oled mind edasi viimas. Aita, et ma oma valikutega ei paneks kuidagi stoppi. Ja kui ma olen oma valikute kuidagi ennast ringteele pannud, siis aita sellest välja murda. Jeesuse nimel me palume seda praegu. Kui keegi tunneb ennast surnud ringis, siis Jeesuse nimel me palume praegu sinu üle loomulikku sekkumist. Ja järgmine hetk, kui need valikud elus on, järgmine hetk, kus tunned, et kas olla seal surnud ringis või on mul võimalus sealt välja pääseda. Tänu sulle, et meil on silmad nägema neid väljapääsu ja tarkus valida neid otsuseid, mis viivad sellest surnud ringist välja. Hingamisse, rõõmu. Aga samas, issand, ärgu meie südame küljest kuidagi kaugeks jäägu see, mis on sinu jaoks oluline. Vastupidi, me praegu palume. Me tõenäoliselt ei tea lõpuni, mida see tähendab meie jaoks. Aga ma tahaks paluda seda, et ükskõik mis hind sellel on. Ükskõik mis hind sellel on. Ma tahan käia selles, mille sina oled valmis pannud minu jaoks. Et sinu au saaks ilmsiks sellel maal. Ja ma usun, et selles sõnumi juurde sa ütled, ära karda. Sest mina olen sinuga. Ja sinu rõõm ja sinu roog on see, et sa teed seda, mis on isa tahtmine. Tänu sulle. Ma tahan õnnistada igat üksikut, kes me siin oleme. Igat üksikut. Kui me siit välja läheme, tänu sulle, et see arusaamine sinu pruudist olemiseks on ma ei tea, 70 kordistunud. Las sa täita meid elevusega ja samas nagu vastutustundega. Tänu sulle, et siin on apostleid, prohmeteid, evangeliste, karjaseid, õpetajaid. Tänu sulle, et siin on julgustajaid. Need, kes liiguvad imetegudes ja tunnustähtedes. Tänu sulle, et siin on keelte rääkijaid ja keelte tõlgitsejaid. Siin on tunnetuse sõnaga inimesi. Siis me palume sinu vabastumist nende asjade peale praegu. Et sinu kogudus võiks olla rikas. Kõikide nende andide läbi, mida sina oled andnud. Jeesuse nimel. Au ja kiitus olgu sulle. Laula uut laulu saa. Isandal ma kummardan siin su ees. Kiida hing. Ta nime.
päev, on uus päev ees, tõuseb kõrgel päike, on aeg, et laulda sinule, mis jäänud eilsesse ja mis eades toob mul homme. Las tänulaul mind saadab, las tänulaul mind saadab õhtuse. Kiida hing Issanda, kiida Issanda, ta nime nüüd austa sa. Laula uut laulu sa, Issanda, ma kummardan siin su ees. Mis sa armastad ja annad palju andeks, sa armastad ja annad palju andeks. Sa oled suur, sa oled suur ja sa oled hea, su armastusest tahan ikka laulda. On miljon põhjust, miks sind austada. Kiida hing Issanda, kiida Issanda, ta nime nüüd austa sa. Ja päeval, kui mu jõud on lõppenud, ja päeval, kui mu jõud on lõppenud, mu aeg on tulnud, ja lõpeb tee, mu hing sul laulab kiituslaulu. Veel miljon aastat ja rohkem kiida hing Issanda, kiida Issanda, ta nime nüüd austa sa. Laula uut laulu sa, Issanda, ma kummardan siin su ees. Kiida hing Issanda, ma kummardan siin su ees. Aamen, tänu Issandale. Saatke järgmisel nädalal kõik lapsed siia ja jääge kohvile. Ütelge midagi ilusat üksteisele, tehke kalli ja pai ja on kõnistatud.